täna õhtul on siis käes see tähtis aeg, kui TV3 kanalil alustab jalgpallistuudio ja siin poisid juba vaikselt ajavad särke selga, nad teevad küll proove pükse ka jalga, nii et kes pole paljaid kommentaatoreid näinud, siis praegu kindlasti on hea võimalus näha. Aga see on kõik valmistus selleks ja seda tehakse päeval, kui õhtul alles läheb mölluks, siis nad on kõik juba niisugused viksid poisid ja absoluutselt enam mitte mingisugust probleemi ei ole. Nüüd ma juhatan teid siia Pühamusse sisse ja siis vaatame üle, kuidas siin need asjad käivad. Ega see stuudio ehitamine on ka üks selline vägagi keeruline protsess ja siin on praegu juba ilus ja siin saab olema siis taktikalaud, kus siis praegu üks taktikaspetsidest ja kommentaatoritest Gert Kamp seal arutab, et kuidas seda asja võimalik siis läbi oleks hakata viima. Ja see stuudio siin samas TV3 majas koosneb siis 2 osast. Siin on siis selline stuudiokommentaaride pool ja seal siis juba nii-öelda analüüsi pool, taktikalaud ja kindlasti selline suursugune stuudio saab siin olema. No sa lähed ka praegu seda stuudiot esimest korda, kuidas sulle tundub? Ja, ma arvan, et väga mugav selles mõttes, et taktikalaua mõttes iPadi pealt või tableti pealt juhtimine siis teeb seda asja lihtsamaks või keerulisemaks, eks seda me näeme, aga pigem tundub väga mugav. No see MM on oluline selle koha pealt ka, et väga palju uusi muudatusi on ja siin kas või eile avamängus juba need tulid natukene ka juba välja. Kuidas sulle tundub, et teeb see selle jalgpalli pigem huvitavamaks või pigem on jälle see selline nagu jälle klassikaline võlukaduvas? Ma arvan, et seal mingid asjad on kindlasti sellised, mis aitavad nii-öelda mängutempot hoida. Teistpidi minu jaoks on seal ka mingites olukordades kindlasti nagu sellist nagu halli ala. Aga ma arvan, et see turniir annab meile kõigile nendele küsimustele vastuse. Emotsioon on hea ja see aasta 2 stuudiot, eks ole. 2 stuudiot ja taktikalaud nagu ikkagi korralikus ülekandes peab olema. Ja ei, no kes tänapäeval juba taktikalauata. Ma räägin, et Eesti jalgpallisõber ei saa magama minna, kui taktikalauda ei ole. Meil on veel parem taktikalaud, kui oli eelmine kord. 2 aastat tagasi meil õnnestus jube hästi see taktikalaud. Nüüd on veel parem. Ja Joel Indermitte on saanud targemaks. Kamsi kohta ma niimoodi ei tea öelda. Ta ütles küll, et on... Ja võib-olla, siis on näha. Et ju ta üllatab mind ka siis taktikalauad, aga Kams ja Indermitte võtavad siis taktikalaua üle, kõik need ööd, 27 ööd meil on stuudios, nii et tulge vaatama. Kes veel tiimis on siis? Tiimis on kokku meil 12 siis kommentaatorit, aga nüüd just need TV3 sellised eetrinäod saavad olema siis lisaks minule ja Indermittele Kamsile meie noored suured tulijad Tõnis Pärna ja Germo Nava ja siis Sander Jürjentsit laseme ka aeg-ajalt eetrisse ja Tarmo Kinki ka. Ma Kinke tahab ikka oma minutit ta tahab oma minutit saada, et ta ütleb küll, et ei ole edev, aga natuke on ikka. Nii et selleks ajaks tuleb vist ilmselt pereelu ära unustada, kui jalgpalli MM on. Jah, täna ongi viimane päev lapsega. viimane kord ja aitab kõik läheb. Ja, et siis on 1,5 kuud enam ei saa. Meie televaatajal on suurepärane võimalus osa saada kõigist maailmameistrivõistluste kohtumisest Go3 ja TV3 vahendusel.